nagu ütlesin, et küsisin mitu korda, sest et vaata, vaimus kõlasid need sõnad, et on aeg sõjal ja aeg on rahul. Ma teen lahti selle Koguja raamatu, kus koha pealt see mõte on ja see on Koguja raamatu 3. peatüki 8. salmi tegelikult selline lõpuosa. Ja seal on, ütleme, terve selline loetelu tegelikult nendest erinevatest sõnapaaridest, et mis asjad käivad nagu paaris. Aga ma juhin nagu tähelepanu sellele, et vaata, see sõda ja rahu on pandud nagu sellisesse järjekorda, et enne on sõda ja pärast on rahu. Enne on sõda ja pärast on rahu. Ja ütleme, et esimene sõnapaar ka siin, et aeg sündida ja aeg surra, täiesti õiges järjekorras. Vahepeal ma neid vahepealsed, ma ei hakka siin niimoodi mõtisklema nende juures, siin võid ju mõelda, et mis siis nagu ennem peaks olema või kuidas, aga ma usun sedasi, et see esimene ja see viimane, mida ma olen praegusel hetkel nimetanud, et need on nagu täiesti ka sellises õiges järjekorras. Sellepärast, et vaata, rahu saab tulla siis, kuidas ütelda, kui sõda on läbi. Enne me nagu ütleme, et ei oskagi nagu aru saada, et see on tähtis ja oluline. Ja sellepärast on see nii, et isegi ütleme, kui me piiblit loeme, siis me näeme sedasi, et taevas tõusis samamoodi, tegelikult tõusis sõda. Ja seal oli niimoodi, et seal oli see sõda, et hakkas vastu saatan, kes oli Jumala ülistusjuht tegelikult, hakkas vastu tegelikult seal ja tahtis tõusta kõrgemale, tahtis hakka tegema ja tõmbas endaga kaasa ka 1/3 ingleid ja ütleme, et ma ei hakka täna nagu seda kõike nagu lugema ja rääkima, aga ma loen selle ilmutuse raamatu 12. peatüki 7. salmi lihtsalt, et kuidas ilmutuse raamatus meile veel seda hetke nagu kirjeldatakse ka. Ja taevast tõusis sõda ja siis on niimoodi, et kes sellele saatanale vastu läksid Mikael ja tema inglid ja hakkasid sõdima lohega ja lohe sõdis ja tema inglid. Aga lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Suur lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse kuratiks, saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad ja ta heideti maa peale ja tema inglidki heideti maa peale. Ja kallid, ja kus ta praegusel hetkel on eksitamas, siin maa peale on ta eksitamas. Ja sellepärast meil on väga oluline tähtis see, et me ei oleks eksitatud. Ta on kaval, ta on osav eksitama ja ma ei hakka ta kurjadest vaimudest täna rääkima, kes teevad seda väga pühalt ja peenelt ja sellepärast on see nii, et aga lihtsalt jätame selle meelde, et see variant on väga tegelikult siin selles maailmas on tugevalt olemas. Ja nüüd on niimoodi, et ma loen 2 sellist kohta, mis usun meil on äratuseks nagu parimas mõttes ja see on ilmutuse veel raamat. Ja siis on see 11 peatükk ja 7. salm ja ka 13 peatükk ja 7. salm, need huvitavad peatüki numbrid ja 7. salmid kogu aeg. Siis 11.7. Kui nad olid lõpetanud tunnistamise, siis hakkab metsaline, kes tuleb üles sügavusest nendega sõda pidama ja võidab nad ära ning tapab nad. Ja me näeme siin praegusel hetkel, et siin need 2 tunnistajat ja need, kes siin olid ja sellised momendid ja tuleb selline, et vaata see metsaline tuleb ja ta võidab. Ja kallid, see ei ole, ütleme, asja lõpp tegelikult, mida ma siin praegusel hetkel loen. Loen ka 13. peatükist, loen ka selle 7. salmi. Ja siin on öeldud samamoodi, nendest metsalistest on jutt ja lihtsalt nimetan veel. Talle anti voli pidada sõda pühadega ja neid võita. Ning talle anti meelevald iga suguharu, rahva, keele ja pagana võimu üle. Ja sellepärast ma täna ütlen sedasi. Me kõik oleme selles ohus, et vaenlane saab meie üle võitu. Kõik oleme selles ohus, sest et tal on antud see voli. Ja sellepärast on see nii, et ja küsimus on nüüd selles, et me ei pea tegelikult võidetud saama. Kui ilmutuse raamatu neid kirju kogudustele loed, siis kõikides kirjades on seal on võitjad ja on kaotajad. Ja kes võidab? Ja sellepärast alati on see variant ja võimalus, et me ei pea tegelikult olema kaotajate hulgas. Ka siin selles maailmas, mitte tegelikult kunagi. Vaata, isegi kui pühasid tapetakse, kui sind pühalt ära tapetakse, sa jääd pühaks. Kui Aabel ära tapeti, ta on esimene õige tapmine, tema õigust ära ei võta. Vaata, meil on vahest niisugune tunne, et nagu kui asi läheb nagu selleni, et nagu vereni välja. Kuidas Hebra-kirjas on öeldud sedasi, et ei ole veel vereni vastu pannud võideldes patuga. Vaata, Jumal ei häbene absoluutselt minna kuni lõpuni tegelikult. Sellepärast, et ta meie päästmisega läks samamoodi lõpuni. Jeesus pidi ristil oma vere valama. See ei olnud lihtsalt niisugune tahe, et kuidagi lepime kokku, vaid siin tegelikult tuli võidelda lõpuni. Tuli maksta kõige kallim hind ja sellepärast kallid nii see on, et ja meiega on sama lugu tegelikult, et Jumal ootab meie käest ustavust ja maksimaalselt, saate sellest asjast aru. Ja sellepärast
sellepärast on see niimoodi, et inimesed tegelikult valavad sõdades verd. ja sellepärast on niimoodi, et mina suhtun tegelikult suure austusega nendesse mälestusmärkidesse, mis on sõdade mälestuseks tehtud. Nendesse ei suhtuta alati austusega. Me näeme, et oli Eesti vabadussõda, lõhutakse, taastatakse, on need teise maailmasõja omad, lõhutakse ja tehakse nende asjadega, osad oskavad neid kuidagi lahendada ka neid asju, et kuidas on. aga tegelikult olid ükstapuha, mis sõjaväes keegi, olid sa Saksa sõjaväes või olid sa Vene sõjaväes või kus sa olid. sa tegelikult valasid oma verd ja pärast seda tegelikult tuli rahu. Ja sellepärast, kallid, pärast seda sõda tuli rahu. Meie oleme nautinud seda 80 aastat seda rahu, mis tuli selle tegelikult tõttu, et olid need inimesed, kes andsid oma elud. Ja paljud inimeste nimesid mäletatakse, paljusid võib-olla absoluutselt ei mäletata, on teadmata kadunud, ei tea, kus nad on. Aga paraku see tegelikult niimoodi on siin selles maailmas, on jätkuvalt. Ja sellepärast, kallid, täna ütlen sedasi, on aeg, on tegelikult sõjal. Me tahaksime nagu välistada seda, kuidas ütelda, oma mõtetest. Aga kallid, vaata, kui tuleb sõda, see muudab tegelikult väga palju meie arusaamistes ja asjades. Tühised asjad, mis meil on omavahel, on tegelikult on niimoodi, et inimeste vahel, need tegelikult kaotavad tähenduse, sellepärast, et kui tuleb midagi võimsamat. Ütleme 20. aastal, kui see haiguse värk oli tähtis, kus seal Armeenias või kus pool seal sõjad ja asjad sellel hetkel käisid üle, see tähtsus kadus ära. Sest et see oli mõttetu mängida neid mängusid, mida siis sellel hetkel mängiti. Kui läks sõjaks, siis ei olnud kellelgi enam nagu nende teemadega tegu. Sellepärast, et vaata, see suurem olukord tuleb lihtsalt vahest täiesti niimoodi sisse. Ja Jumal lubab seda, Jumal on lubanud seda Jeruusalemmale, tulevad sõjavad, piiravad ja asjad. Jeesus vaatab templi poole, ütleb, et näed siin ja kivi peale. Ja need on niimoodi, need on asjad on tegelikult, mida tegelikult Jumal lubab. Ja ta lubab neid asju sellepärast, et teisiti vahest need olukordasid siin selles maailmas korda ei saa. Sündigu issanda tahe, nii nagu taevas, nõnda ka maa peal. Ja täna me rääkisime, et taevas oli sõda. Kui me ütleme seda, siis me ei välista sõda. Saate sellest aru? Taevas tõusis sõda ja seal olid ka need võitlejad, seal tulid need pooled tulid kokku ja sellest läbi aegade tuleb. Loed seal Moosese ajast need lugusid, on see Korahi jõuke värgid. Lihtsalt on ühel hetkel on tegelikult, need on. Lihtsalt need sõjad tulevad, need tõusevad niimoodi nagu ei tea kus koha pealt. Aga need peavad nagu sellises mõttes olema, et pärast seda tegelikult tuleks austus ja tuleks kord majja. Taaveti elus oli niimoodi ühel hetkel, Absalom teeb sõja, väga suur vastuseis, oma võiks ütelda, oma pere keskel. Me praegusel hetkel räägime, et vennasrahvad sõdivad seal Lähis-Idas ja sõdivad siin meie kõrval. Need on vennasrahvad, need ei ole mitte kedagi teist. Me oleme kõik, võiks ütelda, selles maailmas võiks ütleme, seotud niikuinii, kui lähme sinna Aadamani välja või läheme sinna Noani välja. Ja sellepärast on see nii, et me ei ole mitte kuskilt tegelikult mujalt. Ja sellepärast ei ole midagi imestada, et need asjad on siin selles maailmas nagu sellisel moel. Ja sellepärast on nii, et täna me peame lihtsalt tõdema seda, et tõelist rahu ei tule ennem. Ma ei tea, kui palju rahutust on praegusel hetkel Eestimaa rahva südametes. Seda on üles köetud, võiks ütelda inimeste südametesse, seda viha ja vaenu. Aga teate, kuidas see ära lahendatakse? See lahendatakse sõjaga ära. Mitte teistmoodi seda lahendada ei saa. Sest et vaata, ja sellepärast on niimoodi, ma usun sedasi, et kui sina kannad oma südames rahu, siis sinu pärast seda sõda ei tule. Aga see tuleb nende pärast, kes on vihast, võiks ütelda punnis praegusel hetkel siin. Ja keda on nagu süstitud nagu sellega ja vaata, nendel on see selline lugu, et nagu ennem nagu tegelikult järgi anda ei tahaks. Aga kallid, täna on niimoodi, et kui ma räägin sellest, siis meie ka nendes olukordades tegelikult, mis nagu ei sõltu meist, mis võiks ütelda on nagu teiste inimeste pärast ja teiste südamete pärast, meil on vaja osata tegelikult õieti käituda nendes olukordades. Väga tähtis on see, et katsume täna läbi seda, et kas meie südames on rahu Jumalaga, kas meie südames on rahu Jumalaga, see on ainult meie issanda Jeesuse Kristuse läbi ja sellepärast aidaku meid tegelikult Jumal. Vaata, siin maailmas tuleb suur rahuaeg. Ja tuleb see aeg ja ütleme, et see on nii Jesaja raamatu 2. peatükis kui ka Miika 4. peatüki seal, ütleme, 3. salmist lugedes, need on üsna sarnased kirjeldused, ütleme, sellest 1000-aastasest rahuriigist, aga korraks viitan nagu sellele ka tähelepanu, aga et viimsel päevil sünnib, see on, ma loen Jesaja 2. ja 2. salm ka.
et issanda koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp, ta tõuseb kõrgemale küngastest ja kõik paganad voolavad ta juurde ja paljud rahvad lähevad ja ütlevad, tulge, mingem üles issanda mäele, Jakobi jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid, et me võiksime käia tema radu, sest Siionist lähtub seadus ja Jeruusalemmast issanda sõna. Tema mõistab kohut paganate vahel ja ning juhatab siis paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks ja rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Ja sellepärast nii ta on, et vaata, sõjapuhuks tehakse relvasid. Praegusel hetkel on väga suur muutuse aeg. Noh, ütleme, mis on siin selles maailmas. Siin tehti väga palju tegelikult, võiks ütelda, rauast relvasid. Neid tanke ja sõjalaevu ja igasugu asju, mis on tohutud, võiks ütelda, rauakogused on kokku pandud. Need praegusel hetkel juba paljuski kaotavad väga palju nagu otsest esmast tähtsust. Teatud tähtsus maade vallutamiseks ja positsioonide hoidmiseks nagu sellises mõttes on. Me näeme sedasi, et asjad on läinud praegu palju kergemaks. Mingisugused plastmassid ja alumiiniumid ja putukad lendavad õhus ja need seal, ütleme, sõdivad nagu sellisel moel ja pistavad seda rauda põlema nii, et säriseb, et mitte mingisugust, noh, ütleme, probleeme ei ole. Ja sellepärast on nii. Ja ma usun sedasi, pärast seda korjatakse vana rauda kokku ja tehakse sahkasid ja tehakse atrasid, sellepärast, et lihtsalt, noh, neid on nagu vaja, sest et pärast sõda on vaja tegelikult üles ehitada, noh, ütleme, jälle nagu elu. Kui sõja ajal tehakse sõjamasinaid ja tehakse tankisid ja tehakse neid värke, kui võtame seda eelmist sõdagi ja neid, siis pärast seda hakatakse tegema hoolega traktoreid, hakatakse tegema hoolega sahkasid, hakatakse tegema tegelikult seda, mis inimestele nagu kingib hoopis rahu, elu ja õnnistust ja vilja. Ja sellepärast on see selline olukord. Ja isegi nüüd, kallid, kui see 1000-aastane rahuriik läbi saab, kes me piiblit tunneme, ega siis ka veel sõda lõppenud ei ole. Sest sellel ajal on saatan seotud, noh, ütleme 1000 aastaks ja näed, üks suur ingel tuleb seal ja teeb selle asja ära, võtab need ahelad kaasa. Ja saatan on seotud, aga pärast lastakse ta lahti ja uuesti jälle on sõda. Ja siis, kui seda sealt ilmutuse 19. peatükist lugeda, siis me näeme sedasi, et kuidas see võit tuleb. Ja vaata, siis tuleb küll selline juba ükskord juba selline lõplik asi. Vaata, ühel hetkel on niimoodi, et enam ei ole seda surma, ei ole enam seda valu, ei ole seda leina. Nii kaua, kui on sõjad, on surm, on lein, on valu. Sellepärast. Aga jumala sõna lõpeb meil ilmutuse raamatus sellega, et tuleb see päev, kus seda enam ei ole. Ja see on uuel taeval ja maal. Ja sellepärast kiitus Jumalale. Aga ja siis on see lõplik võit saatana üle ja noh, ütleme, et see 20. peatükk räägib 1000-aastasest rahuriigist, eks. See 19 rääkis ühes sõjast, siis oli, noh, ütleme, et see rahuriik saaks tulla. Ja siis tuleb 20. peatükis tuleb see siis lõplik võit saatana üle ja sellepärast kiitus Jumalale, et me näeme sedasi. Aga meie praegu oleme selle ajaloo kestel. Ja meie ei tea, milliseid kuupäevasid, milliseid aastanumbreid kirjutatakse ajalooõpikutesse, millal mingisugune sõda algas, milline sõda lõppes. Vahest saab neid alles tagant järgi nagu teha nagu selliseid teatud kokkuvõtteid, et põhimõtteliselt, et noh, et nagu mõista üldse, kuidas asjad käivad. Ja sellepärast aidaku meid Jumal. Nüüd on nii, et meie võitlus, tulen korraks nagu sellise isiklikuma asja juurde ka, ja see on see Hebra 12.4, mida ma juba olen tsiteerinud, et meil tuleb vereni võidelda vastu pannes siis ka patule. Te ei ole veel vereni vastu pannud patu vastu võideldes. Ja sellepärast see ei ole ainult joomine, see ei ole ainult suitsetamine, see ei ole ainult mingine porno ja see ei ole ainult mingisugused halvad harjumused, vaid see on tegelikult igasugune eksimine, igasugune vale, mille sisse me satume, igasugused valed mõtteviisid, valed õpetused, kuidas ütelda, need valed suhtumised, kadedused, võitlemised, asjad, mis on, ja sellepärast vaata, nende pattude vastu tuleb tegelikult võidelda ja väga, väga otsustavalt. Nüüd Hebra kiri, kui noh, see siin kirjutatakse niimoodi, et me peaksime nagu selle koha pealt võitu saama. Ja siis ma loen siia juurde 10. peatüki salmid 32 ja 34 nähtavasti olen märkinud siia niimoodi. Tuletage meelde endisi päevi, mil teie, olles valgustatud, pidite taluma rohket võitlust kannatustes. Mõned teist tehti avaliku teotamise ja tagakiusamise aluseks, teised said osa kannatustest, kelle käsi nõnda käis.
Te olete ju koos vangidega kannatanud ja rõõmuga talunud oma vara riisumist, teades, et teil endal on parem ja jäädav varandus. Ja siis 35, et ärge siis heitke ära oma julgust, mis saab suure palga. Ja me näeme sedasi, et jumala rahval olid võitlused, Hebra kiri kirjutati veel enne seda, kui keiser Neero ajal tulid suured tagakiusud, kirjutati selleks julgustuseks, et ärge kartke. Ja sellepärast, kallid, sõna antakse õigel ajal. Nii nagu Hebra kiri ise seda kirjutab, läkitatakse, lähme trooni ette, läkitatakse. Ja sellepärast täna ma lihtsalt räägin sedasi, et aeg on sõjal, aeg on rahul, issand on lihtsalt täna seda selliselt meile nagu ütlemas. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me oskaksime nagu sellest nagu oma järeldused teha. Nüüd on niimoodi, et kes sõtta lähevad? Kangelased lähevad sõtta, arad ei lähe sõtta. Ärge heitke ära oma julgust. Me näeme sedasi, et Taavetil olid kangelased, kellega ta läks sõtta, kes on. Ühel korral on niimoodi, et Taavet ise ei lähe sõtta. Mis juhtus? Juhtus see abielu rikkumine ja seal ütleme uurja tapmine ja väga kole lugu tegelikult, üks seik, mis on Taaveti elus juhtus nagu see. Ja sellepärast on see oma naha hoidmine ja sõjast eemal hoidmine, see tegelikult on tegelikult on ohtlik. See oli kuningate sõtta mineku aeg, millest on tegelikult räägitud ja Taavet jäi koju magama. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me keegi ei ole täna jäänud koju magama, vaid oleme tegelikult võtnud kätte ja oleme tulnud ka Jumala kotta, sellepärast et vaata, need on tegelikult on need ohtlikud asjad. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me oleksime need usukangelased, kes on tegelikult valmis sõdima, kes on valmis võitluseks. Ütleme, Taavet nooruses oli valmis, läks Koljatile vastu, ta tuli ja ta oli kohe valmis. Ja kui ta nägi, et terve see selline, kuidas ütelda, Sauli armee sellel hetkel on kartus täis ja keegi ei julge sõdida, sest üks Koljat seal möörgab ja meie vastane kurat käib praegusel hetkel nagu möirgaja ringi, otsides keda neelata. Ta neelas ära terve Sauli sõjaväe tegelikult, ainult ühte Taavetit ta ära ei neelanud. Ja sellepärast, kallid, meil on vaja neid üksikuid juhte ja julgeid, kes juhivad tegelikult maaõnnistuste sisse. Ja sellepärast on see niimoodi, üldiselt on see niimoodi, et muidu me võime olla lihtsalt hirmu ja kartust täis, nii nagu oli see seal Sauli ajal lõpuks seal oli. Ja sellepärast aidaku meid tegelikult Jumal, et meie täna lihtsalt saaksime sellist usujulgust. Jumala sõna võrdleb meid väga otseselt sõduritega, ütleme, Paulus kirjutab, vahest on öeldud sedasi, et Paulusel teisi mõtteid pähe ei tulnud, sellepärast, et ta oli kogu aeg see mingid Rooma sõdurid seal, tema valvurid seal ja käis nagu vanglast vanglasse ja igasugused olukorrad, mis tal seal olid. Eks, et põhimõtteliselt nagu sellepärast, et sõdur oli silma ees, siis rääkisid sellest. Ei, need sõdurid olid tal abiks, vahepeal vaata, terve väehulk kaitseb teda ja viib ära, et juudid teda ära tappa ei saaks ja nendest oli abi. Aga ma usun sedasi, see ei ole mitte sellepärast, et tal ei olnud midagi muud näha, kui seda sõdurit, kui ta kirjutab Efesuse 6. peatükki. Meil on sõjavarustus, võtke kätte sõjavarustus. Meil on kästud võtta kätte sõjavarustus. Ja see põhiline sõjavarustus, kui nüüd ütleme seda Efesuse kirja võtad, see põhiline on tegelikult on Jumala sõna. Ja sellepärast, kallid, seda tuleb kätte võtta ja seda tuleb lugeda, sellepärast aidaku meid Jumal, et praegu sünniks nagu see ime, et me rohkem tegelikult hakkaksime lugema. Ma teen Efesuse 6 korraks lahti ka. Sealt tuleb me tugevus, saage vägevaks issandas ja tema tugevuse jõus. Pange ülle Jumala sõjavarustus, et te suudaksite seista kuradi salanõude vastu. Kui sa loed Jumala sõna, siis sa saad need vandenõuteooriad tegelikult teada, sa tunned need ära. Sellepärast, et salanõud paljastatakse tegelikult Jumala sõna kaudu. Ja Jumal oma vaimu läbi lihtsalt annab teada, annab märku nende asjade koha pealt. Ja siin edasi öeldud, meil ei tule võidelda inimestega, vaid meelevaldade ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, kurjade taevaluste vaimudega. Ja seepärast tuleb võtta kätte Jumala sõjavarustus, et te suudaksite vasta panna kurjal päeval ja jääda püsima, kuni te kõik olete teinud. Kallid, meil on tegelikult oma osa tegelikult teha. Nõuded peavad olema vöötatud tõega, õigsuse soomusür seljas, jalgades valmidus minna kuulutama rõõmusõnumit rahust. Usukilp peab olema käes, sellega kustutame tegelikult kõik kurja põlevad nooled. Meil on päästekiiver, vaimumõõg, see on Jumala sõna ja iga palve ja anumine ja valvata palves kõige püsivusega. Ja sellepärast, kallid, see ei ole meile kirjutatud niisama, et üks ilus lugu. See on, ütleme, selline reaalne tegelikult vajadus, mida meie peame tegelikult omama. Ja sellepärast aidaku Jumal, et praegusel hetkel juhtuks see, et Jumala rahvas hakkaks relvastama. See tähendab seda, et me lihtsalt loeme Jumala sõna. Ja sellepärast aidaku Jumal, et tuleks lihtsalt see jänu tegelikult Jumala sõna järgi. Hakkad lugema, tulevad ilmutused. Kust me saame vaimu Jumala sõna lugemisest, kuulamisest? Kust me saame seda usujulgust ja tugevust?
tulevist. Me saame ennast rajada ainult ju tegelikult sõnale ja tema tõotustele. Vaenlane teeb praegusel ajal palju rohkem, kui kunagi varem on ta seda teha saanud. Kui seda pilti, hakkame mõtlema sedasi, et milline on olnud tegelikult selline tehnoloogia areng. Ütleme, et meie elupäevil. Hakkan mõtlema, ütleme mina oma lapsepõlvest pihta. Hakkasin pihta, ütleme, et oli petroolilamp ja elektritki ei olnud igal pool, kus me elasime ja olime sellises olukorras, olime elamas. Ja kui muutunud on tegelikult elud. Ei ole enam söetriikrauda vaja, ei ole enam petroolilampi vaja, kõigest sellest oleme välja tulnud. Milline areng on olnud tegelikult nendes telekates ja värkides, millised nad olid. Ütleme, kui nad alguses tulid, need pisikesed mustvalged ja siis natuke suuremaks ja siis väga suureks ja paksuks ja nüüd pisikeseks jõukeseks ja selliseks on kõik läinud. See on nii muutunud olnud. Milline on olnud mobiilide areng? Ma hiljuti nägin lihtsalt neid vanu mobiile ka, need olid ikka niukesed. Olid kaasas ja antennid olid suured ja millega oli ka mobiil, tead, eks, et autoga vedasid seda. Ja sellepärast kallid nii see on ja praegusel hetkel on järjest, nüüd on kell käe peal ja räägid sellega, tead, eks. Ja et see kõik on nii muutunud ja sellepärast kallid aga vaata kõige selle keskel, vaenlane on tegelikult väga palju maad tegelikult võtnud endale. Ja sellepärast, et põhimõtteliselt on niimoodi nähtavasti, kui praegu ma jutlust pean, siis ülekandele reklaame vahele ei räägita, eks. Et sellega veel pääseb, aga kui on järelkuulamine ja kui sa ei ole raatsinud seda preemiumit maksta, ja siis sa kuulad neid reklaame vahel, sulle pillutakse lihtsalt mingisuguseid teisi mõtteid keset jutlust pähe. Ja midagi teha ei ole, sellepärast, et me oleme nagu selle maailma platvormi peal seal YouTube'is, eks. Ja siis on niimoodi, et nende õigus on selline, et nemad panevad oma jutu lihtsalt vahele. Klopsti kuskil jutt kinni ja mingisugused omad jutud vahele ja siis jälle läheb asi edasi. Ja sellepärast niimoodi on, et kallid, nii see on. Ja kallid, ja praegusel hetkel kurat tahab ka siin rääkida vahele. Sellele jutul, mida Jumal tahab rääkida. Ja sest me peame olema tegelikult valvel. Ja sellepärast siin ei ole mitte mingisugust takistust, tal ei ole, võiks ütelda nagu sellises mõttes, kui me oleme avatud, siis on niimoodi, et ta tuleb kiiresti tegelikult maandub oma valede mõtetega, oma tühiste mõtetega ja sellepärast paraku me siin selles maailmas oleme. Ja mis need asjad on, mida tema pakub? Ta hirmutab, ta meelitab, ta pakub oma mammonat, ta pakub, ütleme, oma valesid. See on nii tüüpiline, millega tegelikult tegeleb ja kui, ütleme, praegu nagu mõtled seda, kui palju, kuidas ütelda, õigeid, normaalseid asju on valeks tunnistatud ja kuulutatud, mis puudutavad meie söökisid, mis puudutavad meie harjumusi, mis puudutavad üldse inimeste elu. Nendest on lihtsalt tehtud nagu naljanumbrit, et inimesed kardavad ühte, kardavad teist asja, sellepärast, et lihtsalt räägitakse need asjad nagu sellisel moel. Ja selleks on kõik siin selles maailmas, igasugused kanalid. Kui tuli telekas, mitu kanalit oli? Eks, et oli, sellel rekordil oli peal 12 kanalit, aga ma ei tea, 2 oli vaja. Tead, eks, et umbes, see oli selline, et keerasid tangidega raks seda sealt, eks. Aga kui palju on praegu, need ei oska kokku lugeda, kui palju on, aina juurde pakutakse. Ja sellepärast ja kui palju on igasugu sotsiaalvõrgustikke, ma ei tea, ära igas võrgus ole. Ma olen püüdnud ise niimoodi, et ma paljudesse võrkudesse ei roni, sellepärast, et ta hoiab sind selle linnupüüdja paltest ja sellepärast, et otsi ikka need head võrgud välja üldse, kus tasub kellega nagu selles sidemes nagu tegelikult olla. Tead, ei lähe. Ja üks usuvend seal, kes ta oli sealt Austriast või kes seal tegi seda seda platvormi ka, ei lähe siin selle maailma keskel nagu nii kergesti nagu sedasi, muidu vahepeal reklaamiti, mul isegi need äpid said sisse tõmmatud, aga nagu eriti selle kaudu nagu midagi nagu teha ei saa. Sellepärast, et meie võimekus nagu selles valdkonnas on ikka lihtsalt nii palju väiksem, et nagu midagi saavutada nagu sellises mõttes. Ja ega vale ei ole, minge kõike maailma. Ja sellepärast ei ole vale, et meie jutlus on ka sellel maailma platvormil. Sellepärast, et mõni plõksides seal juhtub selle jutluse peale, hakkab seda sealt kuulama. Ja kui seda seal ei oleks, kui me oleksime need oma platvormid ka kuskil nurga taha teinud, kuhu keegi ei tule, siis me ei satuks sinna. Ja sellepärast on see nii, et kurat käib neelamas, aga meie oleme need seal vahel, kes me kuulutame seda rahusõnumit ja rõõmusõnumit rahust, mis tuleb tegelikult Jumala kaudu. Nii et nii ta on. Nüüd on niimoodi, et eks saatanal on palju neid, kes tema tahet täidavad ja sellepärast ja see oht on alati nii, et me võime ise ka vahest aeg-ajalt jälle sattuda sedasi, et oleme need nagu mingisugused saatana tööriistad. Võtame mingisugused valed maailma mõtted ja asjad lihtsalt ja vahest hakkame neid toetama, hakkame nendele nagu ka rajama ja nendest rääkima ja nendest õpetama ja sellepärast, et kogudus läbi aegade on võidelnud nagu sellega, ütleme, nagu selliste rumalust
võimalustega, mis on. Oli aeg selline, noh, ma olen kuulnud niimoodi, et öeldi sedasi, et olid ülestõusmispühad, siis kogudus rääkis, kui kasulik on hommikul vara üles tõusta. Et sa võtad ühe niisuguse mingisuguse teema ja siis sa räägid täiesti, võiks ütelda sellist, jama, võiks ütelda sellega, aga sa saad ka oma jutluse nagu ära pidada nagu sellisel teemal ja justkui nagu õigel teemal nagu rääkisid. Sellepärast me peame tegelikult väga valvama sedasi, et me püsiksime nagu õigel rajal. Sellepärast, et see, mis siin on nagu ümberringi, see näib tegelikult nagu õige olevat. Aga see on niisugune kaval eksitamine tegelikult, mis on tapmas, röövimas ja hävitamas. Üldine tendents on selline, et maailmas on praegusel hetkel, et inimesed, ütleme sellises kultuurses maailmas, abielluvad hiljem. Aga mis on selle tulemus? Lapsi sünnib vähem. Sest et vaata, lükatakse asjad lihtsalt edasi, ennem on karjäärid, ennem on kodud, ennem on autod, ennem on värgid, aga see on maailmameelsus. No kus kohas sa seda piiblist loed? Et ennem karjäärid ja need asjad, absoluutselt nendest asjadest juttu ei ole. Aga see on selle maailma tegelikult on meelsus. Ja sellepärast on see niimoodi ja jumala rahvas läheb tegelikult nende meelsustega kaasa. Ja sellepärast, et need mõtlemised nagu tulevad, sest me tahaksime ju olla niisugused rikkad ja ilusad ja kõik need asjad. No eriti see, ütleme, et niisugune kontrast, tuletan täna seda ka meelde. Kui tuli see vabadus, telekas tuli rikkad ja ilusad ja koguduste evangeelium oli see samasugune, rikkad ja ilusad. Palume, saame rikkaks, kõik need asjad olid. Tead, ja see oli niisugune, et see oli nagu ühes, ma mäletan sedasi, ma tuletan täna nagu meelde, mina sõitsin oma Siguliiga tollel ajal ringi ja see oli ka juba see rikas ja ilus auto tegelikult, sest mu Moskvits, mul vennad panid maha selle, ütles, kuule, sa ära siuksega ikka sõidad, me toome sul Soomest ikkagi Siguli vähemalt, et selle Moskvitsega üldse ei sobi sõita. Aga siis saigi ära vahetatud. Ja siis ma mäletan, et kui seda rikast ilusat evangeeliumi kuulutati ja ütleme, et ja me armsad õed ja vennad Osina koguduses tegid, ma mäletan ühel korral, kui oli telk üles pandud ja osad mäletavad seda, kui need telginöörid seal ütleme selle vilja ja vabadustänu nurga peal maha lõigati ja oli selline. Ja teate, mis mõtteid mina siis mõtlesin? Mina mõtlesin niimoodi, Osina noored olid noored, kellelgi autosid asju ei olnud. Mina olin siis, ütleme, selline baptisti pastor, kellel siiski Siguli oli. Ma andsin oma Siguli, ütlesin, et kuule, sõitke sinna telki sellega, et öösel on paha valvata ja muidu sedasi, et käivad need nöörilõikajad ja lasevad telgid kokku. See oligi enne ühte minu jutlust, kus see telk oli kokku lastud ja siis ma südames vaikselt mõtlesin, et oot, et nüüd olid niimoodi, et siin me kuulutame seda rikkust ja õnne ja kõike sedasi, aga nüüd see vaene baptisti pastor peab andma selle oma auto tead, et seda telki seal püsti hoida. Olin nagu nende mõtetega koos. Ja ei, mul ei olnud absoluutselt selle õnnistuse ja rikkuse vastu ja tegime ise usutegusid ja tegime neid usukülvisid ja igasugu värke ja ütleme, et mis tegime kaasa kõike seda asja ka. Aga olen ammu juba praegusel hetkel aru saanud, see ei ole tegelikult, ei ole esmane. Absoluutselt ei ole esmane, sellepärast, et meie issand peab olema esikohal. Me ei saa tegelikult evangeeliumist hakata tirima välja seda, mida ütleme, mis meile lihtsalt meeldib, mis meile särab. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, aidaku meid Jumal, et me ei libiseks ära nendelt õigetelt alustelt. Teate, mis on põhimõtteliselt, on niimoodi. Igale rahvale on kohane evangeelium. Ja sellepärast vaata see teiste rahvaste evangeelium, millega minnakse Afrikasse, neid riietama ja lipsusid ette siduma ja ütleme, minnakse nendele neid käitumisi õpetama. See ei ole tegelikult nendele omane. Ei ole, võiks ütelda, ei ole see lääne oma idale loomulik. Ei ole, kõik need asjad tegelikult ei ole üksteisele loomulikud. Ja sellepärast on see niimoodi, et meile tegelikult Jumal oskab rääkida oma vaimu läbi meile omas keeles, meile omas arusaadavas keeles. Ja sellepärast, aga võtta, me teeme palju seda tegelikult viga, et me vahest läheme nagu sellise, ütleme, suure agarusega nagu teistele rääkima nagu. Peetrusele Jeesus rääkis kalapüügi kaudu. Suur kalasaak tõi talle pühaduse peale. Ma olen patune inimene. Suur kalasaak toob patu tundmise. Ja see oli Peetruse keel, sest oli kalamees. Ja sellepärast, kuidas Jumal sinuga saab rääkida? Rääkigu ta sinuga, kuidas ta saab. Mina võin siin rääkida, kuidas räägin. Aga Jumal saab sinuga rääkida niimoodi, et sa oled oma igapäevase elu olukorra juures, hea või halva juures on niimoodi, et sul on aukartus Jumala ees, sest Jumal rääkis sinuga nende olukordade kaudu. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et Jumal on ikka rääkimas. Nii et kallid Jumala sõjavarustus, see sõna, mis on tõesti kõigile rahvastele, kõigi aegade jaoks, see on tõesti väga universaalne, me leiame kõik siit tegelikult seda, mida on vaja. Jumal on suutnud meil ühe sellise sõnumi kinkida oma vaimu läbi. Ja et see ei ole tühine asi, et seda varustust siit hankida ja võtta. Ja siis on nii, et väga tähtis on seda nagu ära tunda, et kus koha peal tegelikult on Jumal.
Valdavalt on nii, et enam-vähem kõikides sõdades kõik sõdijad on palvetajad. No et võtad seda teist maailmasõda, Gott-mit-uns, tead, minnakse sealt, pruunsärklased istusid kirikus esimestes pinkides, mitte mingisugust probleemi ei olnud, mindi maailma vallutama. Noh, ütleme hea küll, Venemaal palvetati võib-olla sellel ajal vähem, Stalin pistis osad vanglasse ja prestrid ja noh, ütleme, oli see kommunismi aeg, aga kui ikkagi kibe oli käes, võttis preestrid vanglast välja ja pani palvetama, ütles, et kui ikka Moskva langema hakkab, et no siis ikka tuleb palvetada. Ja tõesti, Jumal andis armu sellel korral Moskvale, jäi see Moskva langemata ja sellepärast, sest et ajaloos on neid olukordi olnud, kus vaenlane on otse Moskvas väga sees ka olnud, eks. Aga palvetada on tegelikult on vaja ja sellepärast on see niimoodi, et ja nüüd on niimoodi, et aga see, kui keegi palvetab, siis on niisugune tunne, et noh, et ta ongi nagu õige. Ja praegusel hetkel on niimoodi, kus need konfliktid on. Arvad sa, et ei palvetata. Ühed palvetavad küll need ebajumalate poole, võiks ütelda, ja teiste poole, aga kõik palvetavad ja kõigil on selline teada, et nende jumala nimel on kõik asjad on nagu õiged ja hästi. Teate, milline on meie jumal? Meie jumal väga ei topi oma nina tegelikult uhkustades välja. Ta ei topi seda, sellepärast, et kui vaata, seal ütleme Jeriko vallutamisel, noh, kelle poolt oled? Ei kellegi poolt. Tegelikult olen kõigi rahvaste poolt, kus iganes otsitakse Jumalat. Ma olen valmis päästma Rahapit sealt. Ma olen tema poolt, ühe Orra poolt Jerikos. Ma olen tema poolt. Ma ei saa ütelda, ma olen Jeriko vastu, sest mul on üks, kelle poolt ma seal olen. Ma ei saa ütelda. Ja sellepärast meie issand on selline. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et me täna võime lihtsalt arvestada sellega. Me ei saa Jumalat kiskuda iseenda poolt. Me peame vaatama, kus poolt on Jumal ja ole seal poole peal. Sellepärast, et me vahest tahaksime niimoodi, et vaata, meie värk on selline, et me kisume selle Jumala lihtsalt nagu endale kuidagi ja selliselt nagu saavutame midagi. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et see selline Jeesuse ja Jumala nime tarvitamine, võiks ütelda, see on nagu maskeering, noh, mida inimesed nagu teevad, sellepärast, et oma, noh, sellele jutumärkides siis pühale üritusele tõmmata nagu mingisugust, noh, pühadust peale, et inimesed seda kuidagi vastu võtaksid. Aga tegelikult me peame ära tundma sedasi, kus on Jumal ja kus teda ei ole. Sest kurat tahab, et valguse inglina ta võiks olla tegelikult siin selles maailmas meid petmas. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei oleks petetud. Kui näiteks Peetrus on Korneliuse kojas, siis tal oli väga selge ilmutus. Et iga rahva hulgast, ma loen selle sõna jagu, see täna meil väga meelde. See on siis apostlite teod 10 ja salmid 34 ja 35. Et me ühtegi rahvast välja ei kripsutaks, ükstapuha, mis keelt nad räägivad, Jumal saab kõigest aru. Nüüd avas Peetrus oma suu ja ütles, tõepoolest ma mõistan, et Jumal ei ole erapoolik, vaid tal on vastuvõetav iga rahva hulgas see, kes teda kardab ja teeb õigust. Ja sellepärast siin on mitte mingisugust vahet. Ja sellepärast ärge lase endale pähe toppida neid asju sedasi, et mõni rahvas on parem ja mõnda võib lihtsalt meie tahtmisel ära hävitada. Küll Jumal teab ise, kuidas ta neid õeled hävitab ja kuidas nende lõpud tulevad. Aga meie asi on selliselt suhtuda, et Jumal armastab kõiki inimesi ja see on nõnda. No nii, nüüd oli selline aeg, no toome ühe nükse sellise, kus Jumal rahvas oli petetud. See oli eile aeg. Ütleme, et selline jumalateenistus justkui käis, tegelikult oli ohvriteenistuse juures, helipojad tegid seal üldse pattu ja ooramised ja värgid ja ütleme, ja rikuti, ütleme, neid seadusi, kuidas ohvrid pidi tooma ja sellepärast oli niimoodi, et lihtsalt oli nagu, see oli nagu see selline olukord. Ja nüüd on see selline lugu, et ja ühel hetkel on niimoodi, et see peab ühesõnaga see Iisrael kaotust kandma selles oma pettuses, sest nad arvasid, et kui nemad sõtta lähevad, et nemad võidavad, aga ei võitnud. Ja sellepärast on see niimoodi, et ja siis hakati otsima, et kuule, et ikkagi vist laegast vaja tuua ja teate, õnnistus oli laeka juures. Vaata, kuidas on üldse laekaga on tegu, kui seal ütleme, vilistid said laeka, siis nendel oli surm, haigused, häving. Seesama laegas, seesama Jumal. Me Jumal on, võiks ütelda selline, et ta on arm ja ta on ka kohtunik. Ja ta on tõesti selline, ta on ärahävitav tuli ja ta on elu. Ja sellepärast ta on mõlemad tegelikult ja vilistid, kui nad siis selle, kuidas ütelda, Jumala aega ära võtsid, siis nad said kogeda seda Jumala karmi kätt. Aukartuses viiakse tegelikult see laegas nagu siis enda juurest ära ja lihtsalt selliselt. Aga Iisrael sellel hetkel, kui nad olid Jumalast taganenud, laegas absoluutselt ei aidanud. Aga see laegas, kui see vahepeal jäi sinna kuskil Obed-Edomi kotta või kus nad seal olid, noh, kui Taavet hakkas tagasi tooma, seal oli õnnistus ja sellepärast kallid.
hoia silmad lahti, kus on õnnistus. Õnnistused on kuskil, lihtsalt nad on kuskil, sellepärast et on niimoodi, tuleb nagu tähele panna. Sellepärast, et seal, kus on Jumala kartus, kus on Jumala austus, seal lihtsalt on õnnistus. Jumal on kõigi oma tõotuste taga. Ja seda õnnistust võid sa otsida iga rahva seast. Iga rahva seast on neid inimesi, keda Jumal õnnistab. Ja sellepärast on see nii, et kes iganes teeb õigust ja otsib teda, austab Jumalat. Ja sellepärast on see nii, et kiitus Jumalale. Kui paljud islami inimesed on tegelikult kogenud Jeesusega kohtumist, siis Jeesus läheb isiklikult nendega kohtuma, nendega rääkima. Iga rahva seast. Ja sellepärast on see niimoodi. Ja meid hirmutatakse siin mingisuguse islami hirmuga. Kas Jumal ei suuda tegelikult islami rahvaga siis tegelda? Ja me oleme võtnud selle maailmast. No Piiblist kuskilt tegelikult seda lugeda ei saa. Sellepärast, et minge kuulutage kõigile inimestele ja rääkige evangeeliumi. Ja sellepärast on see nii, et me elame selle mõtteviisi all. Ja sellepärast, kui panna mingi küsitlus ette, kuidas islamisse suhtuda. Ja ütleme, et ja me paljud pole kuskil ühelgi islamimaal käinud, siin mõni on vahest käinud, tuleb tagasi, laulab neid araabia viise kohe tead. Ja sellepärast, et see näed, et normaalsed inimesed, kombekad elavad, ei ole mitte mingisugust sihukest janti, mida meile tegelikult maalitakse. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aidaku meid Jumal. Valesid pilte maalitakse kogu aeg. Valjaseid pilte maalitakse siin selles maailmas ja kurat on seda läbi aegade tegelikult tegemas. Aga õnnistuste järgi tegelikult saame näha sedasi, kus Jumal on valmis õnnistama ja seal on. Nüüd on niimoodi, et ilma võitluseta võitu ei tule. See on täiesti selge, võtame ühe niukse mõtte veel ka. Kõik usukangelased võitlesid millegiga, pidid seisma millegi eest, pidid midagi ehitama, pidid olema usus ja sellepärast on see niimoodi. Ja nii nagu ütlesin sedasi, et meie esimene usukangelane seal Hebra kirjas seal 11 peatükk, Aabel, kui ta tegelikult sureb, siis on see selline lugu, et ta ei olnud mitte mingisugune kaotaja, ta on jäänud seda ja ta jääb selleks. Ja sellepärast on see niimoodi, et kallid, see võib olla nagu kohutav nagu mõelda sedasi, et kas siis vahest peab vereni vastu panema ja selleni minema. Peab, sellepärast, et me ei tohi tegelikult alla anda. Tulgu millised ajad tahes. Ja sellepärast on meie häälestus peab olema selline, et oma issandad ei salga, ennem suren. Sellepärast, et küsimus peab olema selliselt lahendatud. Siis sa oled ainult võitja. Kui sul on seal mingisugune teine aga, tead, et kuule, et ma ikkagi vist seda ei suuda, tead. Palu issanda käest jõudu, et sa seda suudaksid. Ega kõik need asjad meile kõikidele ei tule, aga küsimus on selles, et meie suhtumine peab olema selline. Et kui see on ja sellepärast siis on tegelikult issand meiega niikuinii. Kui Stefanus sureb, kõige ilusam hetk, ta näeb taevast avatud, Jeesust isa paremal käel, ta näeb kõike sedasi, kallid, selles on, võiks ütelda, kui sa kardaksid, sa lükkaksid oma ilusama hetke siin maa peal üldse ära, mida sul üldse Jumal avada saab. Sest eriti rasketel hetketel, kui sa oled tulises ahjus, siis issand tuleb sinna. Aga kui sa sinna tulises ahju minna ei taha ja mõtled, ma neid kuldkujusid kummardan küll, siis sa selliselt issandaga ei kohtu. Ja me neid sadrakeid, meesakeid ja Abednegosid, me nendest ei räägiks. Aga et nad ütlesid, me usume niimoodi Jumal, et vahet ei ole, kas elame või sureme, aga vaata seda me ei tee, mis siin praegusel hetkel nõutakse. Ja sellepärast, kallid, meil peab olema sellist, kuidas ütelda, kangelaslikkust sellises kõige paremas mõttes ja seda julgust, mis tuleb Jumala käest. See ei ole mitte meie ülbus, vaid võiks ütelda seda, see meie alandumine tegelikult Jumala ette. No nii, sõda käib siin selles maailmas, võiks ütelda igal tasemel, tuleb veel nagu selle mõtte juurde, sellepärast, et küsimus on, kindlasti on see, et ka meie endi sees võib olla sõda. Sest et eks meie sees on ka see hea ja kuri ja võiks ütelda, ja meil on, need tagavarad on, võiks ütelda, mõlemad võtta. Oskame me tegelikult mõlemat. Ja sellepärast on kallid, täna tuleb meil läbi katsuda ka selle koha pealt sedasi, et kuidas on meil nagu see lugu. Kas meil on käimas üks sõda ja sellepärast on niimoodi, see tegelikult ei pea käima. Ma teen nüüd Rooma 5. peatüki lahti ja apostel Paulus aitab meid seal. Ja seal on niimoodi, et tegelikult Jumal tahab, et meie südametes valitseks rahu. Ja siin peatükk algab niimoodi, et me nüüd oleme saanud õigeks usust, siis on meil rahu Jumalaga, issanda Jeesuse Kristuse läbi. Siis on meil rahu Jumalaga. Ja kelle läbi me oleme saanud siis ligipääsu sellele armule, milles ka me seisame ja me kiitleme oma lootusest Jumalalt saadavale kirkusele ja mitte ainult sellele, vaid me kiitleme ka viletsustest, teades viletsust toob kannatlikkus ja kannatlikkus läbikatsutus lootuse, aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud me südamesse püha vaimu läbi, kes meile on antud.
ja sellepärast, kallid, see on nii, et me võime omada tegelikult rahu siin selles rahutusmaailmas, kui see on meil Kristuse kaudu, siis on see valatud lihtsalt meie südametesse. Ja aga vaata, me peame selleni, ütleme, nagu välja peame jõudma. Ja sellepärast on see niimoodi, et siin vaenlane, mida ta on tegemas, ütleme, põhimõtteliselt on niimoodi, et issand ütleb sedasi, et meid ei kiusata mitte kedagi rohkemat, kui me kanda suudame. Ja nüüd on küsimus on nagu selles, need vaenlase rünnakud on ka meie äratamiseks. Need on tegelikult meie äratamiseks. Ärkad ju üles, no isegi ärkad üles siis, kui sul on puuk ihus. Lähed ärksamaks või? Lähed küll, et keset ööd läheb uni pealt ära, kui üles leiad, eks. Ja siis ajad õrud silmi selgeks ja vaatad, et kuidas ma teda kätte sealt saaks, eks. Ja üks väikene tegelikult tegelane suudab sind tegelikult äratada. Suudab äratada tõsiselt. Mõtled, et mis ma nüüd teen, kas ma lähen kiirabisse või teeme ise või kuidas me teeme, loeme internetist ja teeme neid asju. See on nii tüüpiline tegelikult meile. Teate, Jumal teab, millise puugiga ta meid ammustab. Ja sellepärast ta lihtsalt äratab tegelikult meie kaudu ja absoluutselt ei ole palju vaja. Ja sellepärast on see niimoodi, et me näeme, et kohtumõistjate raamat, no seal Iisraeli elu, kord ollakse vabaduses, kord ollakse vaenlase all. Tüüpiline sihuke käimine edasi-tagasi. Lihtsalt on niimoodi, on hea aeg, tead, kaotad Jumala ära, tuleb raske aeg, hakkad Jumalat otsima, hakkad appi hüüdma. Sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et palud niukese, kuidas ütelda, öö pärast palvetasime täna julgelt, et kadugu see valu ära. Teise venna pärast palusin, et ma ei tea, Jumal, et ma ei saa sinu tahtmise valu vastu paluda. Vahest on niimoodi, sa tahad manitseda selle valu kaudu voodis, et tuleks meeleparandusele. No kuidas kadunud poeg tuli pöördumisele? Sellepärast, et varandus sai otsa, et räbalatesse jäi. Ja sellepärast, et on, ja sellepärast Jumal ei saatnud, võiks ütelda, isa ei saatnud sinna pakikesi järgi sinna talle, vaid ta pidi seal koos sigadega olema, kuni täielikult põhjas on. See ei ole tegelikult halb, aga me keegi ei tahaks nagu seda näha. Me katame, me peidame, me teeme niimoodi, et kuule, kus seda nüüd tohib juhtuda, et meie peres on siis niimoodi, et meil mõni on sinna sigade hulka ka sattunud, tead, eks. Sellepärast, et see on niisugune, härra, sa sellest räägid, tead, et meil mõni ka seal sigalas elab, tead. See on nii tüüpiline. Teate, mina olen otsustanud niimoodi, et ma olen püüdnud rääkida, ütleme, mis meie peres on niimoodi juhtunud ja mis on täitsa sellised lood olnud oma lastele ja lastelastele lihtsalt räägin. Meil ei ole mõtet peita. Osad vaikivad oma perekonna ajalugu. Ära vaiki ka seda koledat poolt, mis on te peres olnud. Nendest asjadest tuleb meelt parandada. Nende kaudu tegelikult on vahest needused meie peredes ja asjades olemas. Ja me hoiame suu kinni. Me teeme tegelikult halvasti selle koha pealt. Meil on tegelikult vaja pattu tunnistada. Kuidas oli, kui seal Neeme palvetab? Meie ja meie isad on pattu teinud. Kõike tuleb tegelikult andeks paluda. Ja sellepärast aidaku meid Jumal, et me ei elaks siin selles maailmas nagu sellise vale meetodiga. Tuleb issanda juurde tulla, tuleb meelt parandada. Olen pattu teinud, olen sinu ees pattu teinud, nagu ütleb kadunud poeg ja taeva vastu olen pattu teinud. Ja tuleb, ja vaata, siis toimub ümberriietumine. See ümberriietumine toimus enne koju jõudmist. Ümber riietuma peame meie siin enne koju jõudmist, enne taevasse jõudmist. Isa tuli vastu ja see vastu tuleb ka tänasel päeval ka. Inimestele ta tuleb oma evangeeliumiga vastu, ta tahaks ümber rietuda kõiki neid inimesi, kes tulevad tegelikult patu tundmisele, kes tulevad. Ja kes usub ja keda ristitakse, vaata, asi on korras. Ja sellepärast täna ka ütlen sedasi, et kontrolli täna praegusel hetkel lihtsalt oma olukordana, kas oled oma räbalates elamas, kas oled veel tegelikult seal sigade hulgas nagu püüdmas olla või ja hakkama saada või tegelikult oled valmis juba alla andma ja meelt parandama ja tulema sinna tegelikult, kus sind ümber riietatakse ja sealt edasi läheb elu hoopis teistmoodi. Ta ei, siin maa peal olles, kuidas ütelda, ta ei lähe niimoodi, et need olukorrad meid ei puudutaks. Nagu ütlen, täna olen rääkinud sõdadest, need puudutavad meid. Aga hoopis teine asi on tegelikult olla nende sõdade keskel. Hoopis teine asi on olla küüditatud keskel, kui sa oled koos issandaga. Kõik asjad on hoopis teine. Kõik olukorrad on teised. Hoopis teine olukord on olla autoavariis. Hoopis teine olukord on olla, kui siit võiks ütelda paljaks röövitakse või maha põled või mis iganes juhtub. Hoopis teine olukord on olla. Ja hoopis teine olukord on olla, kui sa ka jääd haigeks ja kui see on täitsa siuke surmahaigus sulle. Hoopis teine olukord on olla, kui sinu telki maha kistakse ja sa issanda oma tegelikult oled. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et täna võime nendest asjadest rääkida üksteise julgustuseks. Nii et nii ta on.
et kontrolli oma relvastust üle, kas meil on see relvastus, meie relvad peavad olema tegelikult vägevad, maha kiskuma neid saatana kindlustusi, mis me pähe on tulnud. ja see on see 2 Korintuse 4 ja meie võitluse relvad ei ole lihalikud, vaid on jumalas vägevad kindlustusse 10.4, eks, maha lõhkumiseks. me kummutame targutused ja purustame iga kõrkuse, mis tõstame end jumala tunnetuse vastu, võtame vangi Kristuse sõna kuulmise alla kõik mõtted. ja sellepärast meil on vaja tunda Kristuse sõna, sinna alla kõik need mõtted võtta vangi ja niimoodi tegelikult meie oleme siin selles maailmas võitjad. ja nii, et kiitus Jumalale, et võime seda täna lihtsalt siin üksteisele meelde tuletada. ja sageli on see niimoodi, et meil tuleb tegelikult olla lihtsalt, kuidas ütelda, lihtsalt üsna vait ja olla nagu rahul nendes olukordades, kuidas me siin selles maailmas oleme. Mul tuli niisugune pilt veel nagu selle sõnumi juures, et võtta, meil on 2 Koread praegusel hetkel, on ära poolitatud, kunagi oli 2 Saksamaad ja ütleme, et ja siis rahvad erinevalt elavad, eks, nendel perioodidel. ja nüüd on niimoodi, et aga nüüd, kui sa mõtled sedasi, et usklik inimene Põhja-Koreas ja usklik inimene Lõuna-Koreas. Meile tundub sedasi, et Lõuna-Koreas on väga super. seal suured kogudused ja maailma suuremad ja jonkid soodamad ja kõik, mis seal on olnud, et väga super on olla. ja Põhja-Koreas on kuidagi väga raske olla, aga teate, tegelikult on nii, et mõlemal poolel, kui sa oled issand omaks saanud, sa pead ustavaks jääma. vahet ei ole, oled sa Põhja-Koreas või oled sa Lõuna-Koreas. oled sa Põhja-Koreas sündinud laps, kui sa sünnid, seal pannakse niimoodi vanglasse, et kui seal üks teeb pahandust, siis pannakse naine ka vangi ja mees vangi ja kui laps sünnib vanglas ja elab ka seal ja ütleme, et seal on täiesti teistmoodi elu. ütleme, et nagu sellises mõttes. aga seal samamoodi tegelikult on võimalik issandale ustavaks jääda. seal samamoodi on võimalik issandale kiitust laulda. kus laulis kiitust issandale seal Paulus ja Siilas? Vanglas. ja see Rooma vangla ja see värk oli üldse, seda ütlevad, et täitsa sõnniku sees oldi. sest seal eriti nagu koristatud, kui lehma tagant veel koristatakse, siis nende vangide olukord oli palju kehvem oli veel, mille sees nad tegelikult seal olid. ja sellepärast on see niimoodi ja nad laulsid kiitust Jumalale. ja sellepärast, kallid, ma ütlen sedasi, et ärme petame ennast sellega. inimesed, kes otsivad kerget elu, Andrei Šapovalov, tänu Jumalale, et ta räägib julgelt nendest asjadest ja ta on Jumala poole valinud. ütleb sedasi, läksime ära Ukrainast, jah, vihkab seda Nõukogude Liitu ja räägib sellest ka, mis ta 16-aastane poiss, sest Nõukogude Liidust teadis, nii palju kui teadis, nii ta läks. ja rohkem on talle võib-olla neid jutusid ja asju, mis talle mälestuseni jäänud ja ütleme, mille põhjal ta nagu elab. aga küsimus on selles, nüüd ta näeb sedasi, kui õnnetusse olukorda tegelikult see põlvkond läks, kes sinna Ukrainast ja sealt, kus nad Venemaalt sinna ära läksid. Nad on seal narkomaanid, nad on seal hädas, need on sedasi lihtsalt see sära ja ilu ja tegelikult see vabadus on niimoodi, et nende lapsed ja asjad on paljudel jumalast kaugel, on tegelikult ollakse suures õnnetuses tegelikult selle koha peal. tegi noorte õhtuid. Ja siis oli niimoodi, et politsei käib palumas, et aja see pätikari laiali, kes sul siin koos käib. ja need olid usklike vanemate lapsed. Need olid usklike vanemate lapsed. Nad said osasid kurjategijaid kätte sealt sellel hetkel, et nii palju kasu oli sellest, et kui ta tegi noorte õhtuid. ja sellepärast, et nad käisid reedeti seal koos. Sees tehti mingisugust ülistust ja laulu, parklas pandi, süstiti ja joodi ja ütleme, käis lihtsalt selline tegelemine. Kallid, teate, seda tehakse tegelikult salaja ja sellepärast on parem on tegelikult olla selle tagakiusu all ja olla usus. Lõuna-Korea usutase praegusel hetkel langeb ju selle koha pealt. Lahutused ja värgid on tulnud kristlaste kaudu Lõuna-Koreasse, kristlaste kaudu. Ennem see rahvas ei osanud oma peresid lõhkuda. Kristlaste kaudu tuli see lõhkumine. Ja sellepärast, kallid, see on kole on tegelikult kuulda, et meil on nii vilets Jumal, kes ei suuda peresid hoida, kellel on mingisugune, kuidas ütelda, nagu mingisugune puudujääk, et ta keerab, kuidas ütelda, lubab inimestel need mõistused nii ära keerata, et nad ei suuda üksteisele andestada, et nad ei suuda üksteisega tegelikult leppida, et nad ei suuda üksteist tegelikult austada. Kallid, te kõik olete tublid, kes te olete kõigis oma raskustes jäänud oma abikaasade kõrvale ja sellepärast on see niimoodi, see on parim tegelikult, mis olla saab. Sa ei pea oma abikaasat mitte kunagi muutma ja abikaasa ei pea sind ka muutma. Ainult kui Jumal muudab, siis las ta muudab.
aga meil on tegelikult, on need kõrvale pandud parajad tegelikult, kes meid treenivad. Ja sellepärast on see niimoodi, sa pead lihtsalt leppima sellega, mis su kõrval on. Sest et ei ole seal mitte midagi tegelikult ei ole valesti. Mitte midagi ei ole valesti, ei ole meie naabritega valesti. Vahest me sõimame oma naabrid, et muidu oleks hea elu, kui siuksed naabrid ei oleks. Ja ei ole see absoluutselt, ei ole naaberriikides me asi. Tead, meis endis on kõik need asjad. Ja sellepärast kalliti niimoodi, et aidaku meid tegelikult Jumal, et me nagu mõistaksime sedasi, et kui tähtis on tegelikult ise nagu vait jääda, keskeneda nagu selles asjas, et mis olukorras me oleme, mida me tegelikult taotleme, mida me praegusel hetkel tahame. Ja sellepärast on see nii, et aidaku meid lihtsalt Jumal, et me täna nagu ütleme, kui me nagu oleme selle võitluse sees, kui me võitleme need võitlused niimoodi ära ja tead, osad võitlused on niimoodi, kuidas saab ära võidelda. Anna lihtsalt Jumale see alla. Kui sa oled Jumala vastu võitlemas, siis anna alla. Saatanale võid vastu seista. Aga kui sa ühtäkki nagu avastad sedasi, et ma olen elanud oma elu niimoodi, et on suudetud. Ka koguduse keskel juhtub sedasi, et inimesi pööratakse tegelikult vahest Jumala vastu ja tead, mingisugused mõtted ja asjad tulevad pähe. Tead, katsu tegelikult läbi. Teate, kuidas on koguduses, vahest lähevad kogudused lõhki ja osad, et lähme ära siit kogudusest, lähme teise kohta. Pärast kahetsevad, ütlevad, ma läksin lihtsalt kaasa, lihtsalt on konkreetsed lood, mida ma ei hakka avama, kus inimesed ütleb, mul on kahju, aga see tuul viis mind lihtsalt kaasa. Ärgu viigu sind kaasa mitte ükski tuul, mis on siin selles maailmas, juhtigu sind tegelikult ainult pühavaimu tuul. Amen. Tõuseme ja oleme palves. Isa, me täname sind, et võime täna olla siin selles Jumala kojas. Ja Jumal, nii nagu sa oled ütelnud sedasi, et sa annad sõna õigel ajal. See on õigel ajal minule, see on õigel ajal mu õele ja vennale ja sellepärast, Isa, me täname sind, et me võime lihtsalt praegu paluda seda, et tee sina meile elavaks, aita meil meeles pidada seda, millega sa meid eriti puudutasid, mis oli otseselt nagu meile, oli see meie perede koha pealt, on see koguduse koha pealt, on see meie riigi ja rahva koha pealt, on see teiste rahvuste koha pealt. Jumal, me täname sind, et sa oled täna väga mitmeid asju rääkinud. Ja Isa, me täname sind, et me täna võime paluda seda, et meil ei oleks kartust nende võitluste ees, mida tuleb võidelda, sellepärast, et muidu võitu ei tule. Ja Isa, ma palun seda, et tee meid nendeks usukangelasteks, kes me armastame, kes me usaldame sind. Isa, me täname sind, et me võime täna seda armu paluda, et me oleksime valmis vereni vastu panema võitluses patuga, aga vereni vastu panema ka kõigele sellele maailma survele ja jääma issand sinule ustavaks. Jumal, me palume seda, et meie, kes me oleme vanemaduslikud, et me suudaksime nagu näidata seda sellist eeskuju, et ka need nooremad tegelikult, kes on me keskel, et nad saaksid seda julgustust. Jumal, me täname sind, et su sõna ütleb, et kes sinu poole vaatavad, need ei jää häbisse. Ja sellepärast, Isa, me täname, kiidame, ülistame sind, et me täna võime lihtsalt olla praegu selles usus sinu ees ja Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja kallis püha vaim, me täname sind, et me võime täna lihtsalt uskuda seda, et see läkitatud sõna saadab meie juures korda seda, mida on tarvis. Ja Isa, me täname sind, et me võime uskuda sedasi, et kui sina oled oma sõnaga meie vaimu hinge juures tööd teinud, siis on sellest olnud õnnistus, Isa. Kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel. Aamen.